nahahoolduse teemadel, et midagi, mis üllataks, vaata midagi, mis ei ole siiani olnud. Ja see on, tead, mis see on? Babee kosmeetikast, me rääkisime eelmises episoodis, mis võttis pigmendi ära ja see pigmendi teema on tõsine, ütleme paljudel Eesti naisel, aga nüüd siin on, kui sa oled pigmendist lahti saanud, vot siis sul on need hästi aktiivsed seerumid ja nende kohta ütles siis üks nahaarst mulle, kes just oli käinud seminaril, kus neil tutvustatakse erinevaid tooteid, mis apteegis on müügil, et see Babee seerumite koostis, et ta pole sellist mitte kusagil varem näinud. Et see on näiteks eksosoomidega. Eksosoomid on muidu ju ilukliinikus, sulle kuidagi termapenniga või ma ei tea millega sul neid nahka pannakse, aga siin nad on seerumis. Ma pean nende Babee toodete kohta tõepoolest ütlema, nüüd ma ei ole neid jõudnud ise veel kasutada, aga ma pean ütlema, et ma teen ühte podcasti hea tüdruk oma teise sõbrannaga Piretiga. Ja tead, ma äkitselt avastasin, et mida, ta ei ole selline ilutoodete nagu fänn, ta hea meelega kasutab neid ja proovib, aga ta võib olla, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, tal pole aega alati on ju ja pole ka võib-olla nii palju võimalusi materiaalseid, et osta endale sadu erinevaid asju kokku. Ja meile tõesti toodi neid Babee tooteid sinna proovimiseks ja ta on kasutanud neid nüüd vist suvel ta hakkas kasutama ja mis oli kõige toredam, mina märkasin, et ta näonahaga on midagi toimunud, aga mis kõige toredam, mina või mida iganes suust välja jääda, ma ei näe ka ilma prillideta. Aga ta ütles, et teal oli tagasiside ta enda sellest ringkonnast, kus ta siis liigub ja seal need märsilohistajad olid siis äkki öelnud, et mis sa teinud oled, et kas sa oled mingil ringlõikusel käinud või kas sa oled mingisugust süste teinud või mida sa oled teinud, et sa särad, vaata ta ei kasuta eriti väga meiki ka ja ta lihtsalt säras ja tal on tohutult hästi, tal on see mõjunud ja näonahk lihtsalt on glowy ja täpselt. Ja mulle mõjuvad alati kasutanud ka, siis sul on kõik nii näljas, see nahk on nii näljas ja see järgi. Et see vahe on ikka täiesti nagu meeletu ja mõtlesin, vau, et toimib küll. Ja siin on siis erinevad sordid jällegi, et kes tahab uuendada nahka, siis on retinaaliga ja retinaal on nüüd juba siis retinooli parem vorm, et sul ei teki nii nahaärritust, kui sa hakkad retinooli kasutama, sest et muidu retinool on selline, mis võib natuke teha ka punaseks naha ja ma ei tea, allergiat, sest ta on nii tugevates kogustes A-vitamiin, aga siin on siis juba retinaal, mis üks etapp on juba läbitud ja siis ta mõjub su naharakule nagu väga mahedalt, aga samas see töö on ikka väga hea ja uuendab nahka. Ja teine, mis on neile, vaata, kes me ütleme, küpsema nahale sobib siis see retinaal ja see eksosoomidega, aga võt see, mis on siis tasakaalustav, võt see sobib neile, kelle natuke on ikka akne ja punni probleemi, et tegelikult õige nahahooldus ja toitumine, sa saad punnidest lahti. Et seda on tõesti nagu... Kas see kõik on ikkagi kirjas ka seal, et millisena inimene läheb, vaatab kõiki erinevaid neid Babee tooteid, et see on kõik kirjas seal, et see on aknele, see on nagu vananevale. Balancing on ju siis tasakaalustav akne ja kombineeritud nahale. Juba raske on valida niimoodi. Ongi, et siin on niigi hea, et on need värvid pandud ja saab natuke eristada. Ja kindlasti apteekrid on ka koolitatud, neile tehakse ikka väga põhjalikke koolitusi, kus nad siis saavadki nendest toimeainetest, kõigitest tehnoloogiatest, saavad teada ja näiteks need, mis on varasemad seerumid C-vitamiiniga ja siis hyaluroonhappega ja squalaan. Squalaan on ka üks siuke pop-trend vahepeal oli hästi, et nahka nagu hoiab ja ei lase selle niiskuse tasakaalu langeda, aga C-vitamiini see protsent on 15%. See on väga suur. Tavaliselt on 10 maksimus. Ma küsingi, et kuidas see võimalik on, mismoodi ta üldse seal nagu püsib, sest ta ju lendub, vaata C-vitamiin kohe, kui ta ei ole värske. Võt, seal on 2 sorti, on esilahustuv ja siis on veel nagu liposoomne, et see valem on niiviisi välja töötatud, et see ei ole niisama, nad ei viska nagu lubadusi vaata. Ja C-vitamiini võid ka kasutada päiksega näiteks, et kui sa lähed nüüd ka soojale maale, sa võid vabalt selle C-vitamiini seerumi võtta ja ta veel kaitseb sul selle päikese seda ma natuke kardan, C-vitamiin ja päike kuidagi näonaha. Ei,
vot see on jällegi niisugune vale müüt, mingid võib-olla mõnede brändide omad on, mis võivad reageerida ja ei ole head on ju siis päikesega koos kasutada, aga vot see konkreetselt Babee seerum C-vitamiiniga võid. Selge. Ja.